Hei, imeline hing! Olen Laina Helenurm ja sa kuulad mini-jutupäevikut Mõttekoht. Olles üle 20 aasta valgustumise teekonnal, jagan teiega mõtteid. Miks just miniversioon? Sest meile polegi rohkem vaja. Nii lihtne see ongi. On vaja võtta üks teema ja sellesse iseseisvalt süveneda. Meie aju mitmeid teemasid korraga nii ehk naa sügavalt läbi ei võta, mistõttu see 5 minutit annab palju võimsama tulemuse kui 10 pikka podcasti. Seitse sammu, kuidas toksilistest inimestest vabaneda. Eelviimane 6. samm. Enesehool kui prioriteet. Eelmises osas rääkisime, kuidas keskkonnavahetus ja eriti loodusesse minek annab meile uue selgema perspektiivi. Aitab selgemini näha meie elu, hetkeolukorda, et me mõistaks, kuidas üks või teine inimene meile tõeliselt mõjub. Aga teoorias oleme me kõik head. Me kõik teame, et looduses aja veetmine mõjub meile hästi. Me kõik teame, et keskkonnavahetus mõjub meile hästi. Aga vahest ikkagi jäävad mõtted ainult mõteteks. Ja praktikasse need mõtted vahest ei jõuagi. Aga miks? Põhjused on erinevad. Kindlasti mängib suurt rolli kiire elutempo, on palju teha, on palju mõtteid korraga peas, muremõtteid. Ja kui sa niigi juba oled kogu aeg tegevuses, kogu aeg nii-öelda oravrattas, siis see enesehool on väga lihtne tahaplaanile jääma. Aga just siis, kui meil on palju teha, on meil ka rohkem stressi, rohkem pinget ja sellist elu elades me ei näe adekvaatselt seda, mis tegelikult toimub. Mis inimesed meie elus tegelikult on. Me lihtsalt ei jõua seda kõike vaadelda ega analüüsida. Ja see aeg iseendale tuleb lihtsalt võtta. See tuleb lihtsalt võtta. Mitte kuskilt see vaba aeg välja ei ilmu. Ja ma täna räägingi sellest enesehoolest kui prioriteedist, ehk siis võtta iseendale aega. Tuleb iseennast väärtustada lihtsalt piisavalt palju. Tuleb mõista, et sind on ainult üks. Jah, sa võtad korraks hoo maha, jah, sinu tegevused jäävad pooleli, lükkuvad natuke edasi. Aga see aeg endale ja see mõtete selgus on seda kõike väärt. Mõista, et sa oled väärt meelerahu, selgust ja toetavaid inimesi enda ümber. Aga see hakkab kõik meist endast. Sea iseenda heaolu prioriteediks. See ongi tänase jutupäeviku sõnum. Leia endale meeltekorrastuse praktika, nagu meditatsioon või kohaloluharjutused. Leia sellised praktikad, mis toovad sulle selgust, tasakaalu, rahu. Siis tekivad sulle ka teadmised, mida oma eluga peale hakata,
suureneb tegutsemistahe. Ajapikku väheneb ka ebakindlus ja suureneb enesekindlus. Sa leiad oma tee siin elus, mis täidab sinu tassi. Ja see kõik hakkab enesehoolega ja iseennast prioriteediks seadmisega. Kui sa sead iseennast prioriteediks ja leiad praktikad, mis loovad sinus rahu ja selgust ja sügavamat ühendust enesega, siis sa hakkad mõistma, millised inimesed on sinu jaoks toksilised. Hakkad hindama ja väärtustama neid, kes ei ole toksilised. Ja eemaldud toksilistest inimestest. Ja selle eemaldamisega sa tekitad ruumi uutele toetavatele inimestele, kes tõeliselt soovivad elada kaasa sinu elule, kes sind tõeliselt hindavad sellisena, nagu sa oled. Ja kõige huvitavam on see, kuna sinu olemus on muutunud vaimsete praktikatega tasakaalukamaks, siis sa hakkad ligi tõmbama rohkem neid inimesi, kes vibreerivad sinuga sarnaselt, ehk siis kes on ka tasakaalukamad. Ja isegi kui sinu teele satuvad need, kes on toksilised, siis sa näed selle varakult läbi ja oskad eemalduda. Oskad mitte lasta ennast ära kasutada. Oskad läbi näha manipuleerimised. Iseenda mõtetega, vaimsusega töö tegemine toob kaasa selle selguse. Selle oskuse näha ära inimese olemust. Ja niimoodi sa oledki loonud endale uue elu, sellise elu, mida sa oled ammu võib-olla soovinud. Ja siit maad läheb edasi vaid ülesmäge. Kui vaja, olen sinu jaoks olemas, näitamaks teed meditatsiooni ja kohalolu praktikatele. Leia aeg iseendale, et luua endas vaikust ja rahu. Sa kuulasid mini-jutupäevikut Mõttekoht. See pole juhus, et sa seda videot näed. See oli sõnum sulle. Võta sellest maksimum. Järgmine osa juba järgmine esmaspäev.